Armu teile rahu Jumalalt, meie Isalt ja Issandalt Jeesuselt Kristuselt. Jutluse aluseks paneme korra veel tähele Apostlite tegude raamatu 3. peatükis ja meile tänaseks antud salmid. Seda nähes hakkas Peetrus rahvale kõnelema. Iisraeli mehed, miks te imestate selle üle või miks te ainiti vahite meid, otse kui meie oleksime oma erilise väe või jumalakartlikkusega selle mehe pannud kõndima? Abrahami Jumal ja Iisaki Jumal ja Jaakobi Jumal, meie isade Jumal on kirgastanud oma sulase Jeesuse, kelle teie olete reetnud ja ära salanud Pilaatuse palge ees, kui see oli otsustanud tema vabaks lasta. Teie salgasite ära püha ja õige ning palusite, et teile kingitaks mees, kes oli mõrtsukas. Teie tapsite elujuhi, aga Jumal on ta surnust üles äratanud. Selle tunnistajad oleme meie. Ja kuna tema siin, keda te näete ja tunnete, on uskunud Jeesuse nimesse, siis on see nimi teinud ta tugevaks. Ja usk, mis tuleb Jeesuse läbi, on talle andnud täie tervise teie kõikide silma all. Ja nüüd, vennad, ma tean, et te olete seda teinud teadmatusest, just nagu teie ülemadki. Jumal on aga sel kombel täide saatnud kõigi oma prohvetite suu kaudu ennustatu, et tema võitu peab kannatama. Parandage siis meelt ja pöörduge, et teie patud kustutataks, nii et Issandalt tuleksid kosumisajad ja ka läkitaks teie jaoks määratud Messia Jeesuse. Aamen. Ma võtsin täna inspiratsiooni saamiseks Urmase jutlused ette, sest et see tekst oli selline päris veider. Ja leidsin, et Urmas on aastal 2014 jutlustanud täpselt samale tekstile. Esimene kiusatus oli lihtsalt see teile ette lugeda, on ju. Aga siis ma avastasin, et kui ma lugesin seda, siis ma hakkasin Urmasega vestlema. Ja siis sellest tulebki nüüd selline, et ma mõned lõigud teile siis loen ja siis kommenteerin oma mõtteid sinna juurde. Aga alguse osa tuleb siis Urmaselt. Alles eelmisel pühapäeval valitses meil pidulik ja helge meeleolu. Nüüd valatakse, kui pange teis külma vett kaela. Üsna enesetappelik julgus on süüdistada kõigepealt kaasinimesi nii Jumala salgamises kui mõrvas ja siis pakkuda võimalust meeleparanduseks põhjendusega, et nad on lollid ja neid on ära kasutatud. Mida Peetrusega selle jutu peale tehti? Kinni pandi loomulikult, head koha peal maha ei löödud. Lugu algas sellega, et Peetrus koos Johannesega läksid templisse palvetama. Väravate eeskirja sündimisest saadik jalutama ees. Mitte vabatahtlikult loomulikult, vaid et pisutki korvata oma ülalpidamise kulusid, mida haigekassa ei kandnud. Peetrus ütles talle, hõbedat ega kulda mul ei ole, aga mis mul on, seda ma annan sulle Jeesuse Kristuse naatsaretlase nimel. Tõuse ja kõnni. Olles sääraselt võitnud inimeste tähelepanu, peab Peetrus Saalomoni sammaskäigus oma vihakõne, mille otsustav lõpp kõlab. Teie salgasite ära püha ja õige ning palusite, et teile kingitaks mees, kes oli mõrtsukas. Teie tapsite elujuhi, aga Jumal on ta surnust üles äratanud. Väga urmaslikult öeldud. Aga tõsi ta on, et tegu on ühe väga veidra tekstiga, mida selles rõõmsas ülestõusmisajas lugeda. Tänase pühapäeva juhtmõte on ju justkui, et ülestõusnud tunnistajaid ja me võiks oodata mingeid ilusaid lugusid sellest, kuidas me tunnistame kõigega oma elus. Ja siis lajatatakse meile hoopis säärase tunnistusega, et ise teate, mis tegite. Edasi seda jutlust lugedes tekkis mul korra küsimus, et huvitav, mis aasta meil täna on ja millal see jutlus on kirjutatud. Vahe on 12 aastat, sest järgnev jutt keskendub sellele, miks me Putinit vihkame. 12 aastat möödas muutunud pole mitte midagi. Siit ma loen ka ühe lõigu teile sellega seoses ette. Tänase pühapäeva siis evangeeliumi tekst oli, eks ole, Johanneselt ja siin on ka Johannes mängus, nii et ta räägibki, et
Johannest nimetatakse armastuse apostliks ja armastust kõneleb ta tõesti palju. Sellega seoses on meil samuti korduvalt tõusnud arutelu teemaks viha ja vihkamine. Kuidas saab kõiki inimesi armastada? Mille eest? Või miks me mõne inimese puhul seda ettegi ei kujuta? Kuidas saaksid eestlased armastada Putinit? Eriti praegustes oludes tunneme taas nii hirmu kui viha Venemaa ja selle valitseja ees. Ja siit edasi on küsimus, et miks me üldse kedagi vihkame? Ja see küsimus on ka mind omajagu vaevanud. Mis asi see vihkamine on? Mõte, kuhu ma olen omamoodi jõudnud, on see, et tegelikult me peaksime rääkima kahest erinevast asjast. Üks on viha ja teine on vihkamine. Viha on väga normaalne tunne, mida aeg-ajalt tunda. See aitab meil midagi välja saada, aga vihkamine on miski, mis meid hakkab seestpoolt närima. Närib ja närib nii kaua, kuni me oleme seest üpris tühjad ja järgi on vaid kest. Et kui viha on normaalne kehareaktsioon, siis vihkamine on miski, mis ei lase meil päriselt elada. Ja ma arvan, et see on ka üks põhjus, miks meid on kutsutud armastama kõiki inimesi, et me ei jääks sellesse vihkamisse kinni. Aga mis on see, mis meis siis vihkamist või armastust esile kutsub? Enamasti siiski on tegu mingite isiklike puudutustega, mis meil mingeid tugevaid reaktsioone esile kutsuvad. Ja see isiklik puudutus võib olla väga erineval tasemel. Näiteks läheb meile väga korda sõda Ukrainas, sest seal sõdivad samasugused inimesed nagu meie. Me suudame nendega väga kergesti samastuda, eriti siin piiri taga elades. Maailm on muutunud aga aina globaalsemaks ja see võimaldab meil kaasa elada ja kaasa tunda väga eriilmelistele inimestele väga erinevates maailma paikades. Ja me saame seda kõike tunda ilma kodust lahkumata. Aga ma siiski soovitan kodust lahkuda ja püüda tegelikult leida need suured tunded üles siit samast, kodu ümbrusest. Et samad möödunud ülestõusmispühad on ehe näide sellest, kuidas need suured tunded üles leida ja kuidas olla selles loos täna kutsutud ülestõusnu tunnistajad. Läbi suure nädala sündmuste võisime kogeda kogu inimlikku tunnete paletti, reetmisest alates suurima rõõmuni välja. Ja just see kutsubki meil seda kõike endast läbi laskma, läbi elama ja see läbi tunnistama. Sest just siis me saame olla ülestõusnu tunnistajad, kui me see muutub meie päris osaks. No nii, aga kuidas see Peetruse tänane kõne siis ikka siia sobitub? Peetrus on teatavasti tuline mees. Teie salgasite ära püha ja õige ning palusite, et teile kingitaks mees, kes oli mõrtsukas. Teie tapsite elujuhi, aga Jumal on ta surnust üles äratanud ja selle tunnistajad oleme meie. Ma arvan, et trikk on siin selles, et kuigi tundub, et kõik on lihtne ja selge, et on olemas see püha ja õige ja patune ja vale, tuleb valida õige pool ja asi klaar. Aga kui ülestõusmispühad meile midagi võiksid õpetada, siis nimelt seda, et pole see lugu nii mustvalge midagi. Pigem vastupidi. Sama Peetrus, kes siin nii tuliselt sõna võtab ja ütleb, kuidas aru ei saa. On ise natuke aega tagasi 3 korda Jeesus salanud. Nii et kuidas siis selle kõigega hakkama saada? Selleks ongi meil vaja usku. Ja usk on teatavasti nimelt see asi, mida ma ei tea. Kui ma tean, siis ma ei pea uskuma. Ja usk tuleb ka sageli esile siis, kui on keeruline ja kui ongi need dilemmad ja kui sa ei saagi aru. Ja see ongi ülestõusnu tunnistamine. Selle usu tõeks elamine pisiasjades, siinsamas, iga päev, minnes kodust välja ja seda usku lihtsalt elades. Ja ma lõpetan siis taas kord Urmase sõnadega. Ülestõusmisaeg kestab, aga pühad on selleks korraks siiski läbi ja argipäev murrab sisse.
Argipäev tähendab ikka ka valusaid valikuid. See on üks usu paradokse, et meid on küll lunastatud igavesest surmast, aga mitte pääsematust vajadusest langetada otsuseid. Mõista nii enda kui teiste viha ja katsuda jõuda armastuseni, mis elab ainult sellest väest, mille puhkemist nädala eest tühja haua ees tähistasime. Aamen.